Tere tulemast minu kodusesse kokkaklubisse. Olen Merle Vaha ja väga hea meel on teiega taas kohtuda. Teeme siis täna väga põnevaid rullbiskviite ja kasutame selleks Tupperware silikonalust. Meil on palju häid tooteid, mis nende samade toodetega on väga hea koos kasutada ja nendest ka täna räägime. Rullbiskviiti võib teha nii magusat kui soolast, olenevalt siis sellest, mis sisu teil on. Ja uskuge või mitte, täiesti edukad ka ilma nisujahuta. Rullbiskviidi põhiline retsept on siis 1 ühele. 1 muna, 1 supilusikatäis jahu, 1 supilusikatäis suhkurt. Jahu võite te asendada kas riisijahuga, tärklisega või ka kakaoga, kui soovite teha pruuni rullbiskviiti. Seda lõbusam ja toredam see rullbiskviit tuleb. Samamoodi, kui teil on näiteks 4 munaga rullbiskviit, mis on ideaalne valmistada siin sees, kasutasin selleks meie mõõdukannu. Mõõdukannul on siis peal tavaline gaas ja lisaks on meil suurepärane köögikati olemas, mida on siis ka väga hea just nimelt mõõdukannuga kokku sobitada. Mõõdukannul käib peal gaas, kus peal on siis erinevad mõõdud, kus on kaalud, kus te saate jahu ja suhkurt kaaluda. Uskumatu, eks ole, mõõdukannuga ja kaal. Siin on milliliitrid ja ossid, kui te tahate mõõta vedelikke. Väga hea kasutada segistiga näiteks midagi sulatades. Segisti saate panna siia sisse šokolaadi või ja panete soojaveevanni näiteks, ideaalselt sobivad omavahel. Või tahate siin sees vispeldada, vahustada miksriga või teha hoopis vispliga. Lisaks on väga mugav see käepide, et kui ma nüüd vispeldan, siis vahepeal ma saan selle vispli siia ilusti püsti panna. Nüüd ma soovisin teha munavahtu ja selleks oli vaja munad eraldada. Kasutasin juba, tegin teile ette valmis meie Swedish Chefiga munavalge vahu, kus on siis pandud seesama gaas Swedish Chefi peale. Muna lüüakse siia peale, valge vajub alla, kollane jääb peale ja kollased paneme eraldi. 4 muna lööme siia peale, muna valge Swedish Chefiga, vahustame tugevaks vahuks ja jääme ootama, kui segame ära selle teise anuma peal siis munakollased, lööme ka need suhkruga tugevaks vahuks ja segame omavahel vaikselt kaabitsaga. Ideaalselt. Kaabitsaid ei ole kunagi liiga palju. Silikonkaabitsad on meil olemas siis erinevas suuruses. Suured on mul siis kreemiga koos praegu just. Et väga hea. Puhastame ära ja tulebki meil selline biskviit. Näete, biskviit on siin sees, kus on siis juba jahu lisatud. Jahu muuseas on hästi oluline biskviidi puhul, et seda sõeluda. Ja selleks on kasutada väga hea aloha kaussi, mis on siis sellel kuul kingituseks. Panete siia sisse jahu, kakao, tärklise, mida te soovite ja muuseas, et talle õhku lisada, kasutan mina Tupperware pudrunuia jahu sisse ja ülesse tulles lööb jahule õhu sisse ja ta jääb 2-kordse kogusega. Väga mugav kasutada. Seejärel lisame vaikselt segades kaabitsaga munavahule ja ei ole muud, kui võtame meie toreda silikonaluse, mis on siis ideaalne enne külma veega üle teha. Ahjuresti tõstame ahjust välja. Silikonaluse teeme külma veega üle, paneme ahjuresti peale ja nüüd ajame biskviidi siin peal laiali ja läheb ahju. Ahjus küpsetades kuskil siis olenevalt munade kogusest, 4 munaga teeb selle põhja peal ilusti ära, läheb kuskil 15 minutit. Ja mina soovisin teile teha üllatuse, teha teile, näete kui kena tordikarp meil on. Tordikarp on järgmisel nädalal saadaval, mis on siis suur tordikarp, millega on ideaalne transportida tordid ja tahan just nimelt näidata, kui hea on sellega transportida ka rullbiskviidid. Palun väga, sest siin on erinevad vahed, alt on põhisile, kui tahame torti transportida. Ja siin ongi rullbiskviit teie jaoks tehtud ja mida tegin mina teistmoodi. Mina tegin ta valmis nii, et ma tahtsin teha kakaoga rullbiskviiti, aga enne kakao lisamist oli mul lisatud riisijahu ja tärklis vaikselt segades seesama
pudrunuiaga läbi segatud jahu ja oli valge taigenbiskviit. Ja nüüd siin on sellised mõnusad pesee või selliste väikeste makroonide kohad. 25 tükki saab muuseas siin valmistada. Igasse ringi panin väikse valge täpikese. Ja ülejäänud taignale lisasin kakao. Et sellest 4 supilusikatäist jahust oli mul siis 1 supilusikatäis riisijahu, 2 supilusikatäit tärklist ja 1 supilusikatäis kartuli või seda kakaod. Ja tuligi pruun taigen. Ja nüüd tuli teile välja täpiline rullbiskviit. Palun väga, täpiline rullbiskviit. Ja seda on juba, nüüd ta tahab natuke seista, siin on juba nüüd vahele pandud toorjuust ja vahukoor. Ja ongi lõbusam natuke teistsuguse kujuga pakkuda oma sõpradele. Kuidas teha soolast rullbiskviiti? Siis selle jaoks on mul tehtud siin teine rull teile valmis. Ja teise rulli jaoks on siis vaja teha hästi lihtne mass. 300 grammi riivjuustu. Juustu riivisin tupperware juusturiiviga. Juust pannakse siia sisse ja vajutatakse ja all on koguja pluss gaas. Ja 300 grammile juustule lisasin 2 muna. Segasin läbi. Ja nüüd võttes jälle sellesama silikon aluse, mis on külma veega üle tehtud, seesama mass aetakse siia peale laiali. Täiesti õhukeselt, et ta katab ära täiesti ja läheb ahju 10 minutiks. Välja tulebki juusturulli põhi, biskviidi põhi. Kui see on valmis, keeratakse ta koos silikonalusega rulli, et ta jahtuks ära. Muuseas, täpselt sama on selle teise rullbiskviidiga, mis on oluline teada, et kui te tahate teha näiteks kohupiimaga rullbiskviiti, siis keerake ta koos taignaga. Tainas on siin peal, nüüd ta tuleb ahjust välja koos taignaga rulli, et ta jahtuks rullis olles. Siis on teda teil võimalus pärast ka rulli keerata. Kui te lasete jahtuda sirgena, saate te tordipõhja. Ja mis on ka väike nipp, kui te kasutate tordipõhjadeks meie üldse biskviite, siis väike soovitus. Kas te teete kohupiima rullbiskviiti või torti, siis pange, kui te immutate näiteks tordipõhja, siis pange väike kiht keedist. Sel juhul teie kohupiima pasta, teie vahukoor ei imendu kohe kiirelt selle tordi sisse ja ta ei lähe liiga vesiseks. Ta tuleb selline parajalt mahlane ja samas hapukas moos annab palju lõbusat maitset juurde. Niisama hea. Nii, meie juusturull saab valmis. Tegin natuke eeltööd ja siin on siis juusturull ja lisan juusturulli jaoks, kasutades meie suurt lemmikut, Herbstopperit, mis on sellel kuul ka väga hea pakkumine. Siin sees on suitsukana, siin sees on küüslauk, küüslauguküüned ja nüüd ei ole muud, kui hakime ära. Siin võib hakkida sibulat, siin võib teha maitsevõim. Te võite kääridega lõigata siia sisse hoopiski juustu. Kõike, mida te soovite hakkida. Loomulikult on ta ennekõike armastatud sibulapurustaja. Ja meie shopper on siis see, on nüüd väike Herbstopper. Meil on olemas ka smoothie shopper, kus on ka vispel juba kaasas. Ja samamoodi on meil olemas päris selline suur 1,3 liitrit Extra Chef. Super abilised. Kui teil on väike hakkija juba olemas, siis mõelge suure peale, kus on taignad, salatid, kõik võimalikud asjad, purukogi puru, ideaalne teha. Ka sellest olen ma teile juba eelnevalt rääkinud. Nii, nüüd puhastame siit ära tera. Tera ei tee me mitte kunagi silikonkaabitsaga, sest tera on väga terav. Teeme ääreni puhtaks. Tõstame kõrvale. Võtame nüüd silikonkaabitsa, mis on täiesti asendamatu abiline, et puhastada ära ka gaas, et puhastada ära anum ja nüüd selle samale suitsukanale ja sellele küüslaugule lisame merevaiku. Nii, kus on minu merevaik? Kas merevaik või hiirtejuust? Minul on siin hiirtejuustu, selline sulatatud juust. Paneme seda siia juurde. Mul on osa kreemi juba vahel. Ma tahtsin lihtsalt, et ta natuke imenduks. Ja lisame siis osa kreemi pärastpoole, et teil oleks näha. Ja nüüd siin samas Herbstopperi anumas segame ilusti läbi.
siin on siis küüslaup, suitsukana ja määrdejuust. Kui te tahate, võite teha tuunikalaga, võite teha muuseas väga hea ja tervisliku rullbiskviidi saab teha spinatiga. Nüüd teeme ta lahti, selle juusturulli. Nii, ja siia paneme nüüd täidise vahele. Ta on nüüd jahtunud ära. Siin oli natuke täidist juba ennem ka, aga lisame juurde, et ta tuleks selline korralikult hea mahlane. Ja see juusturull on tõesti koos küüslaugu ja kanaga selline hea hõrksoolane suutäis. Mõnusal saunaõhtul piknikule kaasa võtta ja tõesti väga lihtne. Kui nüüd see silikon alusega juustupõhi teil siis kauem on jäänud ahju kui 10 minutit, näete, kaabits teeb täiesti puhtaks. Kui ta on jäänud teil kauem ahju, siis on teil ideaalne sellesama lõigata see alus, sel juhul ta on muutunud selliseks kõvaks plaadiks. Juust ja muna. Tekib selline suur juustukrõps. Sel juhul saate te lõigata kääridega siit sellised mõnusad juustu suupisted ja panna näiteks seda täidist peale. Ka see on üks võimalus. Ajame laiali. Kaabitsa puhtaks ilusti. Ja muuseas ideaalne on ka laiali ajada selle kaabitsaga, mis on tegelikult meie pannilabidaspikk, aga samas tortide pealt, aluste pealt väga hea niimoodi lasta. Ja nüüd keerame ta uuesti rulli. Kui te tahate, kui on selline natuke kergem, siis võib kasutada koos selle matiga. Ja nüüd laseme ta nimenduda, paneme mati uuesti ümber ja tõstame külmikusse. Ja niisama lihtsalt saab ka valmis juusturulli. Just sellise maitsega, kui te ise tahate. Praegu siis suitsukanaga. Ja kolmas variant siia kõrvale mahuks veel ideaalselt teile sobiv muu rullbiskviit. Sellised on minu ideed rullbiskviidi jaoks. Aga väga toredalt on võimalik ka erinevaid näkse ja suupiste kaasa võtta selliste lõunakarpidega, millel on väga mõnusad lahtrid, et te saaksite kas valida, et siin on praad ja siin on salat või vastupidi, et siin on salat ja siin on praad. Teie valik. Praegu ühe tellijale, teine kingituseks. Siis on väga fantastilised sellised toredad väiksed 310 milliliitrise joogipudeli ja sellise toreda printsessi pildiga einekarbid. Aga muuseas, seesama einekarp on ideaalne prillitoos. Palun väga, panete oma prillid siia sisse ja väike mõnus prillitoos kaasas, kus iganes. Ka need on praegu eripakkumises ja lisaks on siis ka väga absoluutselt üks parimaid tooteid on meie kohvitermos. Kohvitermos, mis siis klõpsuga käib lahti, millel on väga oluline, mida ma olen ka enne näitanud, aga näitan teile ikkagi metallsisu. Ja klõpsuga lahti ja teine asend on lukus. Ja oluline on teada, et sisu käib välja, et te saate ka puhastada. Kohvitermos hoiab peaaegu 8-10 tundi, olenevalt palju te olete ära joonud ja jälle 2 kaupa praegu tellides eriti ja pakkumine. Sellel kuul on siis Tupperwarel erinevaid fantastilisi pakkumisi. Võtke julgelt ühendust oma esitlejaga või kirjutage mulle, Merle Vaha, et saada rohkem informatsiooni. Ja muuseas, lisaks on veel sellised toredad pokaalid võimalus kingituseks saada. Ja sellel nädalal veel ka selline fantastiline mahuti, mis on siis peale vajutamisega avatav ja väga mõnusalt peale vajutamisega suletav. Need on juba kingitused. Kuidas neid saada? Sellest räägivad teile Tupperwari inimesed. Igatahes olge taas väga innovaatilised, kasutage erinevaid võimalusi, tutvuge Tupperware kataloogiga, kus on palju häid ideid. Ka praegu veel, kui te hakkate tööl rohkem käima, Tupperwarega toitu kaasa võttes on see väga mugav. Valmistame taas järgmistel kordadel Merle Tupperware Kokaklubiga. Igatahes, kui teil on küsimusi, kui teil on soove, võtke julgelt ühendust. Olge terved!